Minuga on täna Sixten, kes teab kõike orienteerumisest ja ma suunangi kohe oma küsimust laviinid alla. Tere Sixten, mis on orienteerumine? Tere Elina. Orienteerumine on sport, kus inimene kaardi abil liigub eelistatud talle tundmatul maastikul ja leiab seal ise oma tee ja leiab kontrollpunktid ja läbi raja, mille rajameester on planeerinud. Aga kas orienteerumine tähendab ainult seda, et ma võin seda läbida siis joostes metsas näiteks? Orienteerutakse igasuguste liikumisvahenditega, nii joostes, talvel suuskadel, jalgrattaga, orienteeruda saab ka jakkidega, kanuudega ja igat moodi, aga ma arvan, et me räägime täna esialgu orienteerumisjooksust. Eelkõige on sul vaja kaarti. Hea on, kui sul oleks ka kompass. See annab sulle kõvasti kindlust juurde ja aitab selle kaardiga paremini täpsemini töötada. Aga hädakorral saab ka ilma kompassida hakkama. Ja laias laastus on see kõik. Ma eeldan, et see ei ole päris alasti, kui sa välja tuled. Aga nagu alati iga spordiala juures on mingisugused riided, mis sobivad eriti hästi just selle spordiala harrastamiseks. Nii et sobivast materjalist pluus selga, püksid jalga ja jalanõud võiksid olla ka sellised spetsiifilised, millel on näsad või nupud all, nii et nad väga libedad ei ole, nad maastikul hästi haakuksid. Ja laias laastus on see kõik. Ma olen näinud, et orienteerujatel on kaasas mingid sellised nagu pulgad, mis meenutavad mälupulka. See on kiip ehk märkevahend. Selle abil on siis võimalik kontrollida, kas võistleja on läbinud need punktid, mis talle on rajameestri poolt planeeritud. Ühesõnaga raja läbimise kontroll ja samas on see ka ajavõtuvahend. Sama kiip. Selles fikseeritakse stardiaeg, kõik vaheajad punktides ja finišiaeg ja finišisse jõudes loetakse sealt kiibist need andmed maha, tulemus käes. Aga kui pikk on ajaliselt üks orienteerumisrada, et ma mõtlen, et kas on mõtet kaasa kohe omal võtta joogipudel ja mingi väike näks, pähkel või mingi energiapatoon? Ei, kohe ei ole kindlasti vajadus seda teha. Kui sa lähed harrastajana proovima orienteerumist, siis ma eeldan, et sa ei jää sinna mitmeks tunniks ilmselt. No kui kaarti ei loe, siis ma kardan, et ma jään sinna kauemaks kui mitmeks tunniks. No kui sul on selline hirm, et sa lähed ja jäädki metsadesse tundideks, siis võid tõesti võtta kaasa mingisuguse moona ja näksimise, aga kui me räägime nüüd orienteerumis kui spordist ja kui sa lähed rajale, siis orienteerumises on nii nagu teistelgi aladel on mitmeid distantse, nii nagu staadionil joostakse ju 100 meetrit, joostakse 10 000 ja 42 kilti joostakse juba staadionilt väljas. Aga ütleme, jooksuks. Joosta oskab peaaegu igaüks. Me ei räägi tehnikast, aga me kõik jookseme. Aga orienteerumise puhul kõige hullem asi on kaart ja kaardi lugemine. Et ma arvan, et me peame väga tugevalt võtma kaardi ette ja hakkama rääkima sellest, mis asjad on need leppemärgid ja mida tähendab. No, kõigepealt ma parandaksin natuke, mitte kõige hullem asi ei ole kaart, vaid kõige põnevam asi on kaart. See ongi see, mis teeb jooksust orienteerumise. Ja kõik orienteerujad on kaartidesse armunud. Nii et kaart on A ja O ja orienteerumistegevus ongi põhimõtteliselt kaardi ja maastiku kokkuajamine. On vaja osata seda, mida sa loed kaardilt, näha looduses ja vastupidi see, mida sa näed looduses, kujutad ette, milline see näeb kaardi peal välja. Kui sa mõlemad pidi sellega hästi hakkama saad, siis oled sa tubli orienteeruja. Siis on vaja ainult jooksukiirust sinna taha panna ja oledki maailmameistri valmis varsti. Selleks, et minust saaks orienteerumise maailmameister, alustame aasta joosta ja hakkame kaart tippima.